Opositsioonierakondadelt leiab koalitsioonileping kriitikat. Kui sul ikkagi fassaadi verid ära, aga vundament on praguline, siis igal juhul mingi hetk maja kukub läevakile. Või siis jõuad suvilasse, vaatad, et rotid on teinud augud seina, siis selle asemel, et rotid hävitada, siis naelutad need augud kinni. Ehk siis, kui nii-öelda kokku võtta, siis ega sellest koalitsioonilepingust suurt kasu pikemas perspektiivis ju Eestile, Eesti inimestele ei ole. Reformierakond on juhtinud Eesti valitsust viimasest 20 aastast 16. Sealhulgas nüüd järjest pannud kokku juba nii mitu valitsust, et keegi isegi mäleta siin viimase 3-4 aasta jooksul. Ehk võiks küsida, et kes siis seni takistas nende 2+2 teed ehitamist või muid olulisi reforme, uuendusi. Nii Kiik kui Laats peavad maksundust rikaste poole kaldu, samas sotsiaalpoliitika kohta koalitsioonileping nende arvates vajalikke lahendusi ei paku. Kurvaks teeb meele, et sotsiaalsed küsimused on üldse välja jäetud ja selge on see, ega tervishoius ka raha juurde ei antud ja need pikad siis ravijärjekorrad ikka säilivad ja nendel ei ole mingisugust tähelepanu pööratud. Reaalsus on see, et ei ole ju tegelikult seal näha mingisugust visiooni, pigem on näha see, et tervishoiuvaldkond, sotsiaalvaldkond, haridusvaldkond on jäetud nii-öelda ripakile, räägitakse mingist müstilisest eraraha kaasamisest, mis tähendab tõlkes inimeste omaosaluse tõusu. Isamaa erakonna arvates pole ka koalitsioonileping selline, mis tegelikult Eesti elus probleeme lahendaks. Samasugune poliitika nagu 2 aasta jooksul jätkub, sest sisu küsimustele, mis puudutab majandust, energeetikat, rahvastikupoliitikat, tegelikult seal vastuseid ei ole. Meil majandus kiratseb, tarvis oleks makse langetada ja valitsemiskulusid vähendada, aga samas koalitsioonilepinguga paralleelselt on ju jõustuvad uued maksutõusud. EKRE teatas eilsel volikogul tehtud avalduses, et Eestis on võimult täiesti kõlbmatu valitsus, mis tuleb viivitamatult välja vahetada. Selle koalitsioonilepingu tegemine on olnud üks suur avalikkuse lollitamine, et niimoodi ei käi, ei ole kunagi käinud ja see ei ole sisuline tegevus, see on sellise poliitilise tsirkuse etendamine meile, et meil mitu kuud järjest käib millegi kokkuleppimine, kus juures see on kõik triviaalsus, millest räägitakse või siis avalikkuse provotseerimine ja trollimine. Opositsioon ei arva kunagi, et koalitsioonileppe olevat hea, isegi kui mõni punkt seal on meelt mööda. Ikka on opositsiooni arvates kõik valesti. Just selline on valitsuserakondade reaktsioon opositsiooni kriitikale. Paljude opositsioonipoliitikute ja ka arvamusliidrite kohaselt on koalitsioonileping aga seekord lihtsalt üllatusteta tööplaan enne järgmise valimisi. Ka Eesti 200 juht kahetseb, et pikka plaani on vähem kui võiks. No, selles mõttes, et meil olid päris keerulised läbirääkimised, nii mõneski kohas oli pikki emotsionaalseid vaidlusi just nimelt selle koha pealt, et meie soov oli selgelt vaadata pikka vaatega asju, et see ei ole küsimus ainult selles, et me elame 27. aastani. Ma loodan, et Eesti riigi puhul kõik loodavad, et Eesti riik kestab kauem kui 27 aastani 2027, järelikult me ei saa teha poliitikat, mis keskendub ühele valimistsüklile. Et me peame palju pikemat vaadet tegema ja nende pikemate vaadete kokkulepete sõlmimine oligi üks suuremaid selliseid arutelukohti Reformierakonnaga. Reformierakonna arvates on valminud paber hoopis teissugune. See on üsna uut moodi tehtud, et kui varem tehti sellised pikad jutustused, mida tõlgiti tööplaanideks, siis see leppe on nüüd selline dokument, mille alusel saab kohe tööle hakata. Nii et ma arvan, päris hea dokument sai.